oleme käivitanud Tallinna lasteaedades liiklusradade programmi. Me näeme, et liikluskasvatus peaks hakkama tegelikult juba varasemalt, kui seda ette näeb näiteks riiklik programm, kus on alates 10. eluaastast võimalik taotleda ka rattajuhilube. Samas me näeme, et meie põhieesmärk peab olema see, et lapsel oleks turvaline koolitee. Turvaline koolitee hakkab tegelikult juba lasteaiast ja seetõttu ka sellised liiklusradade joonimine kõikidesse Tallinnas lasteaedadesse ühtekokku tehakse suurusjärgus 100 lasteaeda korda. Igal ühel on oma skeem, see tähendab, et tegu on rätsepatööga, sest hoolimata sellest, et võib-olla isegi kohati lasteaed on tehtud tüüpprojekti järgi, on igas lasteaias tegelikult oma sisene logistika, oma loogika ja sellest lähtuvalt ongi kogu suve tehtud esiteks jooniseid ja nüüd hakatakse siis nende jooniste järgi ka lasteaedades reaalseid töid teostama. Päevas jõuab brigaad teha 1-2 lasteaeda, ehk siis tegelikult me sügiseks või hilissügiseks loodame saada ka selle tööga ühele poole. Täna oleme Järvel siin ühes Kristiine lasteaias, kus valmis just liiklusrada ja tegelikult liiklusturvalisus on Kristiine linnaosa valitsusele olnud väga oluline teema. See on meie jaoks väga tähtis, et lapsed õpiksid turvaliselt liiklema. Ka Kristiine noortekeskus iga-aastaselt korraldab erinevad projekte just liiklusohutuse edendamiseks, näiteks jalgrattakoolitused ja muud. Nii et see on olnud meie üks prioriteete. Nüüd üldisemalt lasteaias rääkides, siis lasteaiad aasta-aastalt saavad uusi investeeringuid, neid tehakse korda ja lähimatel aastatel tegelikult Kristiines ehitatakse 3 uut lasteaiahoonet, 3 uut täielikult uut lasteaeda, nii et investeeringud lasteaedades kahtlemata järgnevatel aastatel kasvavad Kristiines oluliselt.